Tere, jälle käes on meie muusikatunni aeg. Hakkame kohe laulma Ärme aega vida. Ja kuna õues on meil maikuu, alles oli emadepäev. Ja kui ilus päikesäras taevas. Aga täna on meil jälle põhjust laulda, et tere pilved, tere tuul. Siruta ennast ilusasti sirgu. Ja, et su keha on valmis laulma, väiksed õlaringid mõnusalt, seisa hästi vabalt. Nii, õpik on sul valmis, kui on äkki vaja, võib-olla ei ole ka vaja. Laulame kõiki asju peast. Et laulame täna siis tervituslaulu, salajutt, kevadelaulu, mutionu pidu ja paar sõnaga taktist meie loovülesandest. Ja tere pilved, tere tuul, mul on ikka laulud sul. Peagi särab päikene, hõiskab suur ja väikene. Vaat nüüd mina võtsin endale siia ühe jänku, kes väga hästi meie laulu sobib. Nii, ja saan teda teretada. Tere, 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 tere. Ikka paremat kätt tervitan, eks ole. Sul on nüüd tagurpidi, sa pead seda pidi vaatama. Ja. Tere, 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 tere. Sina tervita oma emmet või issit või oma venda või õde. Ja veel kord. Tere pilved, tere tuul, mul on ikka laulud sul. Peagi särab päikene, hõiskab suur ja väikene. Tere, 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 tere. Nii, aga nüüd me saame teha ühe toreda asja, et kui sa mõtled igasuguste toredate ja mõnusate maiustuste peale, mida sa äkki eile sõid emadepäeval, siis igal sellel sõnal on ka oma rütm. Ja kui me mõtleme näiteks tavalised maiustused, mida me teame, jäätis, šokolaad, küpsised, marmelaad. Ütle mulle järgi. Jäätis, šokolaad, küpsised, marmelaad. Siis sellel igal sõnal on rütm, eks ole? Ja kui me nüüd noodipilti need paneme, siis need ongi need samad noodid, noodirütmid, millest me räägime. Jäätis, šokolaad, küpsised, marmelaad ehk siis ta, titi-ta, titi-ta, titi-ta. Nüüd mõtleme midagi veel. Kummikomme ma ei võta. Kummikomm on nii ebatervislik toit. Võtame näiteks banaanikook. Mis rütm sellel on? Banaanikook. Titi-ta. Näiteks, mõtleme mahlad. Apelsiinimahl. Mõtle seda rütmi. Apelsiinimahl. Need apelsiini silbid on lühemad, eks ole. Apelsiinimahl. Tee nüüd minuga koos. Mõtleme erinevaid sõnu. Toiduasjad, toredad, maitsvad. Ja paneme niiviisi, et kõik titid on plaksud ja kõik taad on pats. Ma ütlen sulle sõna ette ja sina kordad järgi. Koogid. Joogid. Moos. Maasikamoos. Pirn. Emme. See ei olnud söödav, see oli lihtsalt hea. Issi.
vend, õde. sa näed, et igal sõnal on oma rütm ja vaat see ongi see, mida me muusikas nootidena kirja paneme, et on sõnarütm ja on see, kui kõrgel, kui sa laulad seda laulu, siis vaat selle me märgimegi üles nootidena, noodi joonestikule. See on niimoodi välja mõeldud selline süsteem, et sa sellest aru saaksid. Et kõik laulud, kui sa võtad oma laulikus lahti, on noodi joonestiku peal, seal ees on number, mis näitabki seda, et mitu lööki on ühes taktis. Meil oli siin kodune ülesanne, väga tore ülesanne, loovusülesanne. Aitäh kõigile, kes on mulle juba saatnud oma toredaid pilte. Ma täitsa ahetasin ja olin nii õnnelik, sellepärast et nii toredaid lahendusi oli. Kes oli pannud kommid nootideks ja kes oli pannud söögiasjad isegi, et näiteks apelsin või mandariin ja pliiatsid olid noodivarred ja kes nüüd ei saanud aru, räägime hästi kiiresti üle. Mis see tähendas, et kahetaktiline ülesanne? See tähendabki seda, et sul on ainult 2 takti ülesandes. Et on alguses on number 2. Ma mõtlen, et ühes taktis see väike osa, vaat nagu meil olid rütmirongid, mäletate, eks ole, see väike osa, kui sa vaatad laulu, on ees on number, siis on midagi sinna vahele tehtud, eks ole, siis on kriips, see on taktijoon ja jälle on noodid ja jälle on taktijoon, eks ole. Nii et see üks väike vahe, vaid siin on nüüd kokku 2 lööki. Näiteks, kui ma panen sinna titi-ta, nüüd tõmbangi taktijoone ja nüüd teen järgmise takti ta-ta ja lõpumärk 2 joont. Väga lihtne, eks ole. Ja siis tegelikult sinu ülesanne oli leida neid erinevaid toredaid loomingulisi lahendusi, et sa mõtled välja ise niimoodi igasuguseid toredaid materjale. No vaat, nii et kellel on nüüd veel see ülesanne tegemata, siis proovi see ära teha. Et see on hästi tore, sa saad niimoodi hästi selgeks ka. Ja mõni laps oli veel eriti tubli, oli teinud veel soomi, pannud veel noodi joonestikule ka, eks ole. Kui sa teed astmetega, siis tõmba 5 joont. 4, 5. Ja meenuta, eks ole, soo ja mi olid väikse vahega, noodi üksteise kohal ja ra oli kohe soo kõrval. Nii. Siis aga ikka jälle samamoodi, et 2 lööki oleks 1 vahe. Kas ti-ta, ti või titi-ta või ta-titi, eks ole, kriipsukene vahel ja ees on number 2. Nii. Nüüd oli juba juttu palju, aga nüüd tuletame meelde oma kevadelaulu jällegi. See on paljudel juba selge ja tahame seda rõõmsasti laulda koos liikumisega. Ja ole valmis! Juba linnukesed väljas laulavad. Juba linnukesed väljas laulavad, linnakesekesed kingul kohavad. Lumi on ju ära sulanud, talvekülm on mööda läinud. Lapsed, kes kui vangis elavad, pole ammu muul käinud. Sina oled rõõmus, laula kõva häälega kaasa. Oru soojakene voolab pulinal, hõbekilvekene heljub päeva all. Minnid, mannid, jukud, tünnid hüppavad nüüd rõõmulas, möödas kurvad talvetunnid, ena kevade on käes. Natukene korraks selle laulu. Minnid, mannid, jukud, tünnid hüppavad nüüd rõõmulas, möödas kurvad talvetunnid, ena kevade on käes. Nii ja teine tore laul, mis meie eelmises õppevideos
õppisime, oli ju mutionu pidu. Nii, tuletame meelde, mis loomad seal olid? Kes need olid kõik? Kõigepealt elas metsas mutionu, eks ole, siis külla tuli temale vares, harakas, kull ja kaaren. Need olid siis linnud. Ja millised loomad, kes seal tulid, vantsis uhkelt? Õige, karuvana, veeressiili okaskera, jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. Mis loomad meil veel olid? Joostes tuli väle põder suurte sarvedega. Reinu mater tuli meil hiilides, hiljaks jäi veel Reinu mater. Siis oli meil karu, temale maitses mesikook. Jänes, tema armastas kastejooki. Kaaren nokkis oma suure nokaga karusmarjad on tikrid, eks ole. Ja põder limpsis samblesuppu pika keelega, oigu ja. Ja orav, mida armastas, tema armastas käbi. Teeme korraks taktavalt või salmeavaldusele. Ütleme koos rütmis seda teksti. Elas metsas mutionu keset kuuski noori vanu. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. No ja kohe selle laulu rütm ka. Kadak põõsa. Ta. Meie muidugi natukene ütleme sõnarütmi rohkem, eks ole. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Ja siis kuuski ja vanu. Nii. Ja läheb esimene salm. Elas metsas mutionu, keset kuuski noori vanu. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Nii, mis ta nüüd tegi? Nüüd hakkas külalisi kutsuma. Kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Lendas vares harakas, kull ja kaaren nupukas. Ja kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Lendas vares harakas, kull ja kaaren nupukas. Lendas vares harakas, kull ja kaaren nupukas. Nii, mis loomad meil nüüd tuli? Vantsis uhkelt karuvana, veeressiili okaskera. Jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. Sina tee liigutsi ka, ja. Vantsis uhkelt karuvana, veeressiili okaskera. Jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. Jänes nudisabaga, orav kikkis kõrvaga. Ja kes nüüd joostes tuli? Joostes tuli välepõder, pudral suured sarved peas. Hiljaks jäi veel Reinu vader. Ja mis nad tegid? Pugesid laua alla? Ei. Siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. Läks ja joostes tuli välepõder, hiljaks jäi veel Reinu vader. Siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. Siis kõik lauda istusid, pidurooga maitsesid. Nii, nüüd hakkab, et kes mida sõi. Karu imes mesikooki, jänes rüüpas kastejooki. Kaaren karusmarju sõi, kull
see kurejooki jõi. Karu imes meesikooki, jänes rüppas kastejooki. Kaaren karus marju sõi, kulse kurejooki jõi. Kaaren karus marju sõi, kulse kurejooki jõi. Ja keegi on natukene veel, kes meil on siin veel puudu, põder ja orav. Põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. See oli päisepäeval pilla, palla, pillerkaar. Mis see tähendab? Päisepäeva aal. See tähendab, et keset päeva. Vanasti öeldi nii, päisepäeva aal. Päisepäeva ajal. See aal on nagu laulus lühend. Et keset päeva. Pilla, palla. No sa tead, ema ütleb sulle vahel, su tuba on täitsa pilla, palla. Mine korista ära. See tähendab, et segamini, natuke nagu segamini, eks ole. Kui inimesed peavad pidu, siis ikka juhtub igasuguseid asju seal. Ja pillerkaar tähendabki nagu pidu või selline pidutsemine, rõõmus pidu. Nii põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. Põder limpsis samblasuppi, orav näris käbijuppi. See oli päisepäeval, pilla, palla, pillerkaar. See oli päisepäeval, pilla, palla, pillerkaar. Aga nüüd paneme ühe jutiga selle loo, selle rõõmsa ilusa rütmika taustaga ja lapsed laulavad, nii mina teen sulle nüüd liigutusi. Katsu sina nüüd kaasa teha. Kui sa siiamaani istusid, siis nüüd kindlasti tõuse püsti. Nii, Mutionu pidu. Ja ma loodan, et sa vaatasid ka seda toredat multifilmi, mille lingi ma sulle saatsin. Ja ole valmis. Mutionu. Elas metsas mutionu, keset kuskil oli maan. Kaadab põõsa juure all, elurumbat sügaval. Kaadab põõsa juure all, Mutt kaevab. Nüüd ta kutsub külalisi. kutsus kokku külalisi. Karvaseid ja suulenisi, lendas vares varakas, kuljavare nutukas. Lendas vares varakas, kuljavare nutukas. Karuvana. Tantsid suhted karuvana, veres siiliottas keera. Jänes mullisaga, olatikis kõrgaga. Jänes mullisaga, olatikis kõrgaga. Nüüd tuleb põder. Joostes tuli päevepõõde, hiljaks jäi veetuvaade. Siis kõik laua istusid, piduroga maitsesid. Siis kõik laua istusid, piduroga maitsesid. Karu. Karu imes meesikooki, jänes rüppas kastejooki. Kaaren karus marju sõi, kulse kurejooki. Kaaren Nüüd karus on linnunokad. kulse kurejooki. Põder. Põder limpsis samblas, orav näris käbijuppi. See oli päisepäeval, Pilla, palla, pillerkaar. See oli päisepäeval, pilla, palla, pillerkaar. Nii. Et see mul nüüd rohkem enam ei tuleksid. Aga meil oli üks tore laul veel, mida mul kadus ära. Mida me enne kord õppisime, oli see saia küpsetamise laul. Eks ole, et võib-olla sa ka emme sünnipäevaks küpsetasid issega koos või õega vennaga koos emmele ilusa koogi või tegid küpsise tordi. Ja laulu pealkiri on Salajutt. See on sinu laulikus ka olemas. Ma nüüd ei tea, mis number täpselt, aga otsi üles, see Salajutt on pealkiri.
nii, ütleme kohe sõnad. Tasa salajutt käib siin, teilegi ju teate viin. Kohe laulame. Tasa salajutt käib siin, teilegi ju teate viin. Tulge ise, kutsun ma, olge abiks, maitske ka. Tulge ise, kutsun ma, olge abiks, maitske ka. Teeme saiapulle, kohupiimarulle, tainast kokku lööme, küpsetame, sööme. Teeme saiapulle, eks ole, laulame seda. Teeme saiapulle, kohupiimarulle, tainast kokku lööme, küpsetame, sööme ja kordame. Teeme saiapulle, kohupiimarulle, tainast kokku lööme, küpsetame, sööme. Ja ongi kogu lugu. Nii lühike oligi. Ja läheb ükskord veel siis nüüd algusest. Tee liigutusi ka. Tasa salajutt käib siin, teilegi ju teate viin. Tulge ise, kutsun ma, olge abiks, maitske ka. Teeme saiapulle, kohupiimarulle, tainast kokku lööme, küpsetame, see on see, et viska nahju ja sööme. Nii, ja läheb algusest. Ja. Tasa salajutt käib siin, teilegi ju teate viin. Tulge ise, kutsun ma, olge abiks, maitske ka. Teeme saiapulle, kohupiimarulle, tainast kokku lööme, küpsetame, sööme. Teeme saiapulle, kohupiimarulle, tainast kokku lööme, küpsetame, sööme. No vaat, ja nüüd ma näitan sulle veel kord siin siis nüüd seda noodipilti. Mul on siin see teine õpik küll. Aga et emmed-issid, kes veel nüüd ei tea, mis see tähendab, et 2 takti. No vaata, siin sul on, teie ei pea seda viiulivõtit tegema. Siin näitab, mitu lööki on taktis. Näed, laulud on jagatud taktideks. Siuke väike osa on takt. Nii. Ja see, mis number on siin ees, see näitab, mitu lööki siin peab olema. Titi, taktijoon, titi-ta. Ja see on sõnade järgi. Tasa salajutt käib siin. Ja taktijoon on vahel. Titi-ta. Teilegi nüüd teate viin. Vaat see tähendabki seda, et näed, 2 lööki on taktis, 1 takt, teine takt. See oligi sinu kodune ülesanne. Mõelda ise mingi rütm, nii et seal oleks titi ja seal oleks ta. Vot. Ja nüüd peale seda laulu väga hästi näiteks sa võid teha, et sul on nootideks väiksed pončikud. Ja siis noodivarteks on sul näiteks, no ma ei tea, lusikad. Või on näiteks see nugakahvel ja lusikas on üleval ja all on pončik. Väga tore, väga maitsev ülesanne tuleb välja. Aga sina siis tõmbad ainult 1 joon endale. Kas pliiatsiga või lauaserv või vihikuserv või mis iganes. Ja sinna pane need noodipossid sinna peale. Vot. Ja siis, kui on valmis, siis teed pildi, saadad õpetajale. Kohtumiseni. Kas nüüd said kõik asjad tehtud? Kevadelaul, mutiõnupidu, salajutt ja ülesanne on ka selgitatud. Olge tublid, püsige terved. Tahaks hirmsasti lõpuks veel teha ühe laulu.
mis me võiksime laulda? Teeme äkki, kus on minu koduke? Vot, sellepärast, et praegu me oleme olnud hästi kaua kodus ja võib-olla mõni natukene püdinud. Ma vaatan, kas mulle tulevad need laulusõnad meelde, aga tegelikult kodu on sulle kõige tähtsam. Kus on minu koduke, koduke nii armsake, seal kus isa emake, sõsar väike velleke. Kus on isa emake, sõsar väike velleke, seal kus tammest tareke, tare ümber aiake. Kus on tammest tareke, tare ümber aiake, seal kus seal kus metsad sinavad, pikad põllud lõpevad. Teeme selle laulu hästi huvitaks ja teistmoodi, eks ole, ja kus need metsad sinavad, pikad põllud lõpevad, seal kus minu koduke nii armsake. Tegime sellest lihtsast laulust ilusa muusika. Head aega, olge terved!